Good morning! Täna on 14. detsember ja me praegu hakkame linna suunduma. Mõtlesime, et käime mingitel laatadel ja niisama vaatame ja chillime. Ja siis meil täna õhtul on Silveriga küünalde värvimise töötuba. Nüüd me läheme sinna ka. Nüüd tšau vlogile. Tulime nüüd siia Kaupsi matšimukasse ja siin on nagu reaalselt 2,90 tükk mingid trühvlisalami, siapatad ja Cesari suitsukanamad. Silver käis üks päev, ütles, et väga head olid, nii et võtame. Aitäh! On jah kuu. Päris hea näeb välja. Kuidas maitseb? Väga hea. Ma ei ole veel hakanud sööma, mul on päris kuum see veel. Ma maitsen. Lõhnab väga trühvliselt. 1-10. 10. Okei. Ma olen excited, et proovida, kui Silver üldse nii kõrge arvustuse sai. Sillu võttis endale ekleeri vaniljoma ja mina sain enda apellasini K-popsi. Läheb hea välja. Tulime nüüd Kordestisse. Tere uude. Me vaatame siin mingeid kehatooteid ja asjus, mida ma tahan oma vanaemale kinkida mingi kehakreemi. Ja ma tean, et Kordestis praegu oli see soodukas püsikliendi pakkumine, et saad selle Mogrado tooteid -20%-ga, nii et me tulime seda võtma. Ja niisama vaatame, mis see jõulu või advendi päev täna Kordestis on. Jõuluvana juba läks kahjuks ära. Loomi me nägime, on ju. Töötad ka nende looma. Ja nüüd me vaatame siin edasi. Huulepalsam mango oma. Nõustada. Kiidad heaks? Või pigem ei ole sinu maitsele? No pigem ei ole, jah. Pigem ei ole, jah. Sinuga? Emme tervitused emme poolt. Mulje, et Mariel ei olegi sõpru, et tal on ainult ema, kes peab igal pool olema. Ma tahan suga challenge'it teha. Ta näitas mulle, jah. Aga ta võttis täna siit Kordestist selle mingi advendi speciali. Näeb väga hea välja igatahes. On jah. Ja ette mängib seal nurgas. See on mängunurgas. Nagu alati. Jah. Sa näitad mulle seda challenge'it või sa... Ei, ma ei näita, ma pildistan. Okei. No head isu siis. Aitäh. Tulime nüüd lõunakasse. Meil ei ole midagi teha. Ei, meil on tegelikult nagu see küünla workshop varsti, aga lihtsalt meil jäi nii imelik selline 2-tunnine vahe sisse, et siis me pigem sisustame seda millegagi, nii et me tulime siia lõunakasse. Ma ei tea, kas siin on see jõululaat, mis see nii-öelda nädalavahetus läbi on. Läbi nädalavahetuse. Täpsemalt öeldes. Aitäh. Silver võttis endale Nutella banaani. Ja see on minu ma võtsin vahukoore ja 4 mustikaga. Kus sa söönud? Sööme oma vahvlikesi siin. Ma ütlen ausalt, et mul oli reaalselt nagu ma võtsin lisana mustikad ja ma sain täpselt 4 mustikat sinna peale. Ja ega see vahvel ka eriti kuidagi, ma ei tea, imeliselt ei maitse. Minu tehtud vahvlid olid vist isegi paremad Silver. Nõhtuda. Kuidas sul on? Ma ei tea, banaan ja mingi asi. Nutella. Aga ma vist uuesti ei ostaksid, ütlen ausalt. Ma ei tea, ma olen minu meelest paremaid mullivahvleid saanud. Kahju. Ma tulime nüüd korraks koju. Ma olin vahepeal puuste veel ja siis meil hakkab nüüd kohe see küünalde värvimise töötuba. Vaatasin Priit ära või pusa lihtsalt vaatasin ära. Tahtsin midagi kausimalt. Nii et lähme nüüd. Trip. Sa ei pane? Ma ei tea. Panen. Milles ma vali mulle? Äkki on kellega omad? Ma sain just oma küünlateo valmis. Ma tegin sellise. Mul raske oli. Ma arvasin, et küünaldega nagu maalimine on lihtsam, aga üldse mitte. Ja see on minu raske töö tulemuse või raske töö vili. Üritasin mingid kuuski teha ja siis ma tahtsin nagu mingid tähekesed kollased sinna otsa teha. Ja siis ma ei osanud enam midagi muud sinna lisada, ehk midagi lihtsalt triibud. Ja siin on mu algne katsetus, ehk siis liipsukesed. Ja siin võrrel tuli ka väga hästi välja. Tegin nüüd täppidega selle ja siis ka kuused. Ta tuli kuused paremini välja kui minu, ma arvan. Tal on reaalselt näha kuused välja.
pidime nüüd pakkima. Üritame midagi sellist teha. Käisime küünlaid härjumas, pakkisime ära ja nüüd lähme koju. Nii mõnus jõulutunne nüüd. Nüüd jahe ka ja selline härmatis on maas. Mõnja. Tere nüüd. Mul on küll jõulutunne see, kas sul on ka või? Ei ole jah? Vihma ei peaks, eks aru. No jah, ei saja vihma jah. Lõpega piiks ära. Nüüd ootame. No võib-olla. Jah. Ma otsustasin, et hakkame nüüd piparkooke tegema. Ja piparkookide kõrvale loomulikult jõulutee või jõulusoojus, mis ta on. Mul on täna kuidagi nii jõulumeeleolu. Ma ei oska öelda, mis see nagu see nii-öelda asi oli, mis tekitas mul selle jõulufiilingu. Aga isegi nüüd hakkas nagu õues lund sadama ja mul on reast selline tunne, et oh my god, it's Christmas! Et ma ei tea, väga tore, nagu mul endal ka nii palju parem toimuva tunne ja me lähme täna sauna. Nii et nagu ekstra talv ja jõulud, sest et ma loodan, et see lumi selle aja peale ära ei sula. Aga siis oleks nii mõnus nagu peale sauna hüpata. Mitte lumehangega võiks kasta nagu lumed kokku ennast. Ikkagi eestlane on ju. Ja no eriti lemmik on see, et ta palus mul teha siin endale friikartuleid. Ma siin meeleheitlikult üritan jõulumeeleolu luua ja mingi selline esteetik, jõulud ja siis palun teeb friikartuleid mulle. Ei, oota, see ei ole see. See on backup. See. On ju. See ei matchi ju. Oota ju. Siin on ju. See. Nii ilusad piparkoogid tulevad. Voila. Piparkoogi mees. Nii, ja minu töö on nüüd tänasest tehtud. Ta rääs kogu aeg, jaa, teeme piparkook, davai. Ja siis lõpus on see, et mina teen üksinda need piparkooke. No, see on nagu ja siis tema sööb neid. Korraks on nice, aga siis ülejäänud töö teen mina ära, on ju. Siis nugi ette, kui samasugune. Kuuske sa ei ole teinud, sul ei meeldinud kuusk vist. Mulle? Jah. Ma ei tea, sa ei teinud kuuske. Näed, sa peale niimoodi. Miks? Mis ma siis miks? Vaata. Põmm. Esimesed tulid õhust välja. Tšau, ilus poiss. Me jõudsime Elvasse. Ma ei ole mind. Alati on see kõik vinguvad. Vaata, mis ma täna jalga panin. Mul on sääred täitsa palju. Kõik vinguvad, et lund ei ole, aga siis kui lumi tuleb, siis on teist pidi. Lumi, värg. Oi, see on see Insta-real. Meil on siin huvitav menüü. Väga relatable. Esimene saunarand on tehtud, lähme nüüd õue. Oh my god, lumi on. Mõnes. Ei olegi nii külm. Mul on nüüd küll nagu jõulude tunne. Ma ei tea, ma olen terve päevast rääkinud, et mul on jõulude tunne, aga nüüd on nagu reaalselt It's Christmas! On ju näid? See lumi oli nagu nii tore, et ta veel täna maha tuli. See on nagu ideaalne 3. advent. Neljas võiks ka sama aja tulla. See lumi võiks nüüd püsima jääda. Aga me teeme veel paar raundi. Ma pärast räägin teile oma nii-öelda... Me teeme everything shower routine. Aga ma nüüd naudin lund ja lähme veel sauna. Lumes hullatud teine ring nüüd saunas. Ma näitan teile neid tooteid ka, mida ma lubasin näeta. Ma teen niimoodi, et kuna mul on peapesupäev ja ma tahtsin lihtsalt nagu mingi nahka niisutada, nägu pesta ja kõike sellist asju teha, siis ma nüüd enne teist nii-öelda raundi puhastan endal näo ära, võtan meigi maha. Praegu kostan seda Pharma Oil Sunshine Foaming Face Washi. Ühes vlogis rääkisin ka sellest. Võtan meigi sellega maha ja siis, et oleks nagu ekstra mõnus. Kui ma sauna lähen, siis ma panen 15 minutiks veel selle Garnieri maski ka peale. See on mingi Hyaluronic Aloe Serum Sheet Mask. Mulle need Garnieri maskid nagu väga meeldivad, nii et jep, tundub mõnus. Seega vedeme nüüd näo ära ja paneme siis näomaski peale. Mul see on veel saunas 2-3 tiiru tehtud.
pesin pea ära, pea jaoks kasutasin juba tuttavat Absolute Repair Molecular seda šampooni, mida ma käisin meile Treilhouse'is ostmas. Siis maski tegin ära, juuksemaski selle Madara oma. Ja panin praegu peale siis The Body Shopi Spa Afterworldi Hawaii mingit kehakreemi. Hästi sellise mõnusa lõhnaga. Ongi nagu mingi, justkui mingi spa hoolitsuse lõhn. Vähemalt see üks kord, kui ma Türgis massaažis käisin, lõhnas sarnaselt, nii et ma oskan oma kogemusest rääkida selle põhjal. Aga taas nüüd on tehtud. Nüüd on Jette ja Robini kord saunas käia. Või noh, enne Robin siis Jette, et see kuidagi valesti ei kõlaks. Ja siis on pühapäevane saunaõhtu tehtud. Väga mõnus oli. Mina ja mu Mozarti soeng õues. Aga ma ei tea, lummi teeb kuidagi automaatselt õnnelikuks. Ja paneb nagu naertusena vähe mul. Ma ei tea, kuidas teil on. Mõne jaoks kindlasti see on väga tüütu ja üldse ei meeldis, aga mul väga meeldib. Ma tunnen ennast nagu selles üksinda kodus filmis. See ma ei saa seda muusikat siia panna, ma saan copyrighti. Aga teate küll see Lähme nüüd koju. Ma olen nüüd tagasi kodus. Ma olen väga väsinud, kusjuures saun väsitas ikka korralikult ära ja selline värske õhk. Ja praegu ootasin mu telefon laeks, ma saaks hakata õppima ja mingid need asjad üle vaata. Siis ma kaunistasin siin piparkoogid ära. Ja nüüd mul on vaja eksamiks hakata õppima. Ja siis ma pean ühe tunni nagu filmi hakkama ka monteerima. Ja praegu vist rohkem ei olegi nagu. Ma pean seda vlogi hakkama ka monteerima. Ja mul tuli meelde, et me ei ole täna seda advendikalendri aknakesi avanud. Ja ma ei jaksa ka praegu, nii ma arvan, me teeme homme lihtsalt siis 2 päeva korraga. Sest ma päriselt lihtsalt ei jaksa. Ma praegu hakkasin siin enda kursuse nagu seda kursust vaatama siin Moodle'is ja küsimusi. Ja siis meil õppejõud on pannud sellise nii-öelda mõttetera siia lõppu. Õppimine eksamiks on kõige mõttetum vorm õppimisest. Õppida tuleb selleks, et uusi asju teada saada, rahuldada teadmisimu ja et teiseneda ise muuta maailma. Mulle väga meeldib see tsitaat. Selles suhtes, et ma olen teinud seda, et ma olen õppinud nagu lihtsalt eksamiks ja pärast on siis nagu tolm pühitud peast kõik see info, mis sa nii-öelda selle arvestuse või asja jaoks õppisid. Aga noh, ega tal ju otseselt mingit kasu ei ole. Õpin edasi. Jagasin teile ka sellist vahvad mõtted ära. Ja tšau.